Iraan on just teinud ühe kõige geniaalsema ja läbimõelduma käigu, mida me neilt aastate jooksul näinud oleme. Nad suutsid lõksu meelitada Netanyahu, et proovile panna Trumpi ja püüavad nüüd selle konflikti reegleid enda kasuks ümber kirjutada. Kas neil tegelikult õnnestus, sõltub täielikult otsustest, mida pole veel tehtud. Kuid selleks, et mõista, mis nende otsustega kaalul on, pead sa kõigepealt aru saama, mida Iraan tegelikult üritas teha. Sest selle nädalavahetuse uudiste versioon ja tegelik versioon on kaks väga erinevat lugu. Ja just selleks me siin olemegi. Tere tulemast New York Case'i saatesse JNS TV's. Püüame nendest hullumeelsetest sündmustest mingitki selgust saada. Nüüdseks teame me kõik, et Iraan otsustas pühapäeval tulistada ballistilisi rakette Iisraeli pihta. Et mõista, miks nad otsustasid seda teha just läbirääkimiste tippajal, on vaja umbes 90 sekundit taustainfot ja siis saame jõuda selle osa juurde, mis tõeliselt oluline on. Hezbollah, Iraani relvastatud käsilane, mis kontrollib suuri osi Liibanonist ja on sisuliselt Iraani riigi haru, kuid tegutseb Liibanoni aadressil, nõustus 2024 aasta novembris USA vahendatud relvarahu raames Iisraeli piiril taanduma ja relvad maha panema. Liibanoni armee, mis on eraldiseisev riigiasutus ja on aastaid püüdnud Hezbollahga koos eksisteerida ilma otseselt vastasseisu sattumata, pidi võtma lõunaosa enda kontrolli alla. Kumbki neist ei juhtunud. Hezbollah jätkas ülesehitamist, jätkas droonide ja rakettide tulistamist üle piiri. Ja kui piirisõda Iraaniga algas veebruari lõpus ning Khamenei tapeti, tegi Hezbollah täpselt seda, milleks ta loodud oli, ja avas teise rinde, rünnates Iisraeli ulatuslikult. Iisrael loomulikult jätkas vasturünnakutega. Hezbollahil on taktika, mille ta õppis otse Iraanilt ja see on kaheetapiline. Kasuta relvarahu selleks, et uuesti üles ehitada ja lõpuks taas võidelda ning katseta pidevalt, kui kaugele saad minna enne, kui keegi sind peatab, ehk kui palju rakette saad tulistada. Mõnda aega see muster jätkus. Hezbollah tulistab, Iisrael vastab tulega ja siis hakkas Iisrael tegema midagi, mis muutis Hezbollah rahutuks. Nad tungisid sügavamale Liibanoni territooriumile, kui Hezbollah'le meeldis, luues korraliku puhvertsooni ja hakkasid ründama Beirutit, pealinna, mis tähendas, et Iisrael ei tegelenud enam ainult lõunaosas olevate eelpostidega, vaid sihtis infrastruktuuri, juhtimiskeskusi, kogu operatsiooni südant. Dahia, Hezbollah operatiivpeakorter Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades, kus koordineeritakse nende juhtimist, relvastust ja rahandust, oli nüüd rünnaku all. Dahia ründamine tähendas operatsiooni südame ründamist ja seda Iraan ei saanud lubada. Varsti räägime, miks see nii oli. Nende jätkuvate muutuste ja Iisraeli sõja eskaleerumise tõttu Hezbollah'ga otsustavad USA sekkuda. Trump helistas Netanyahule, kasutades palju värvikamaid väljendeid, kui ükski avalik avaldus viitas ja ütles talle, et ta peab lõpetama. Netanyahu ei saanud seda ametlikult kinnitada, seega jõuti eraldi mitteametliku kokkuleppeni. Hezbollah lõpetaks tulistamise Põhja-Iisraeli suunas ja Iisrael hoiduks ründamast Beiruti. See oli kokkulepe, kuid loomulikult otsustas Hezbollah pühapäeva hommikul ikkagi rakette Põhja-Iisraeli tulistada. Iisrael ründas, nagu lubatud, Dahia juhtimiskeskust. Iraan, kes oli avalikult hoiatanud, et iga rünnak Beirutis toob kaasa vastulöögi, pidas oma sõna ja viis kogu selle olukorra täiesti uuele tasemele. 11 ballistilist raketti mitmes laines Põhja-Iisraeli lennubaasi suunas. Kõik peeti kinni. Tänu jumalale ohvreid ei olnud. See ongi selle juhtunud taust. Iisrael ja Hezbollah on olnud selles kummalises relvarahu läbirääkimiste protsessis, mis on teinud Iraani veidi rahulolematuks. Ja nende rahustamiseks üritasid USA sekkuda teise kokkuleppega, mis tegelikult polnudki kokkulepe, mida Hezbollah täielikult eiras. Iisrael vastas sellele ja sellele omakorda reageeris Iraan. Niisiis, mis tegelikult kogu selle kära all toimub? See vahetus, raketid, Beiruti rünnak, Iraani raketid, see kõik nägi väljaspoolt välja nagu eskalatsioon, mis läks justkui käest ära. Tegelikult oli see Iraani poolt strateegia elluviimine, mida nad on aastaid üles ehitanud. Eelmisel nädalal olid tuumaläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega väga tõsiselt ummikusse jooksnud. Iraan oli tegelikult peatanud läbirääkimised 1. juunil pärast seda, kui Trumpi meeskond surus läbi muudatusi, mida Iraan pidas vastuvõetamatuks. Muudatused, mis puudutasid kõrgelt rikastatud uraanivarusid ja seda, kes kontrollib Hormuzi väina. Iraani vastus ei olnud kompromiss, vaid hoopis oma nõudmiste suurendamine, nõudes, et just nemad peavad väine haldama ega anna oma uraani Ameerika valdusesse. Praeguseks tunduvad kõik need detailid lihtsalt suure kära ja segadusena, sest üks pool nõustub millegagi, siis teine pool ütleb, et see ei sobi ja nii edasi, ning läbirääkimised jäävadki toppama. Nagu üks ülemjuhi nõunik ütles pärast seda, kui Iisrael ründas Beiruti, oli laud nüüd 3. korda põlema pandud, kuid tegelikult see nii ei ole. Tegelikult pole seda lauda kunagi olnudki, sest Iraan ei ole tuumaleppest tõeliselt huvitatud. Et neist läbirääkimistest aru saada, tuleb mõista ka seda, et Iraanil on palju pakilisem ja eksistentsiaalsem mure ning see mure on Hezbollah ellujäämine.
Alates aprilli vaherahust on Ameerika Ühendriigid hoidnud kindlat seisukohta, et kokkulepe hõlmas Iraani, kuid ei hõlmanud Liibanoni. See tähendab, et Iisraelil on vabad käed jätkata Hezbollah nõrgestamist nii palju, kui soovib, samal ajal kui Teheran on edasiste rünnakute eest kaitstud. Iraanile see ei meeldi ja ta on selle seisukoha vastu võidelnud algusest peale. Aprillis kirjutati isegi, et USA peab valima kas vaherahu või sõja jätkumise läbi Iisraeli. Mõlemat ei saa korraga olla ning see viitas ka vaherahule Hezbollahga. Iraani parlamendi esimees ütles, et igasugused läbirääkimised on mõttetud, kui võitlus Liibanonis jätkub. Ülemjuhi nõunik, kes kohtus Iraanis Hezbollah esindajatega, teatas, et igasugune vaherahu, mis jätab Hezbollah välja, on lihtsalt ebaoluline. Aga miks nad siis nii väga Hezbollahst hoolivad? Tegelikult on see üsna lihtne. Kui oled saadet juba mõnda aega jälginud, siis tead, et Iraan tegutseb väga täpse käsiraamatu järgi, mille ainus eesmärk on Islamivabariigi pikaajaline ellujäämine. Asi ei ole võitmises, vaid alati ellujäämises ja kogu nende ülesehitus põhinebki sellel ühel põhiväärtusel – ellujäämisel. Ellujäämiseks on nad rajanud kogu piirkonda käepikenduste võrgustikku, et kui üks saab löögi, saaks teine taastada ja kompenseerida. Mõtle sellele nagu lõbustuspargi haamrimängule, kus lööd ühte märki ja järgmine ilmub kohe kuskile mujale. Kuna Iraan ise seisab silmitsi ränkade finantssanktsioonidega ja võimalusega, et tuleb leppida kokkuleppega, mõistavad nad, et peavad võib-olla mõnda aega vaikselt olema. Aga nad ei muretse selle pärast eriti, sest nende jaoks on neil aega küllalt. Nad usuvad oma ennustustesse ja ootavad oma hetke. Kuid igal sunnitud vaikuse perioodil tahavad nad olla kindlad, et nende käsilased ehitavad, kompenseerivad ja laienevad, sest loomulikult peab terror valitsema. Seega on Hezbollah nende hinnaline relv just selleks, eriti nüüd, kui nad on suurel määral Hamassest ilma jäänud. Aga siin on veel üks kiht, mida tasub märkida, sest see tähistab samuti muutust. Kuni käesoleva aastani oli Iraan ettevaatlik ega kinnitanud avalikult oma sidemeid käsilastega. See oli teada fakt, kuid nad ei reklaaminud seda. Osaliselt selleks, et säilitada eraldiseisvate liikumiste illusiooni ja osaliselt selleks, et piirata oma vastutust. Nüüd, ootamatult ei tunnista nad lihtsalt seda suhet, vaid kuulutavad seda kogu maailmale ja ähvardavad kogu tuumaleppe põhja lasta. Kui Hezbollah terroriorganisatsioon ei ole kaitstud ja Iisraeli pihta tulistatakse otse Hezbollah kaitseks, see on tõesti märkimisväärne muutus ja see ütleb palju selle kohta, kui palju olukord on muutunud. Ja Hezbollah mure all on veel üks isegi sügavam kiht, mis näitab täpselt, mida Iraan sel nädalavahetusel tegelikult taga ajas. Kuna nad lähenevad järjekordsele tuumatehingu tähtajale, mis on praeguseks juba 178. tähtaeg, tahavad nad Trumpi proovile panna. Nad usuvad, et ta bluffib, et tema sõjalise sekkumise ähvardused ei ole tõsiselt mõeldud. Ja kui see on tõsi, saavad nad läbirääkimisi edasi lükata ja venitada nii kaua, kui nad tahavad, sest nad teavad, et Trump tahab seda kokkulepet rohkem kui midagi muud. Aga nad tahavad sellele teooriale kinnitust saada. Nii et Hezbollaha kaitsmise ettekäändel otsustavad nad Iisraeli pihta tulistada. Nad teavad, et Iisrael peab vastama. Iga endast lugupidav riik teeks seda. Ja ainult üks asi takistaks Iisraelil korralikult vastamast. See on Trump. Kui Trump sekkub ja hoiab Iisraeli tagasi, on Iraanil oma vastus olemas. Ta tahab seda kokkulepet nii väga, et on valmis peaaegu kõike taluma, mis asetab Trumpi otse kaotaja rolli. Just sinna, kuhu Iraan teda tahab. Ja lisaks saavad nad kehtestada ka uue normi. Iraan võib tulistada Iisraeli pihta, paisata riigi mõneks päevaks kaosesse ning nagu Hezbollah raketid põhjas ja Hamassi rünnakud lõunas, saab sellest lihtsalt osa igapäevasest olukorrast. Iisrael peab toime tulema tõsiasjaga, et nende pihta tulistatakse rakette. See oli risk, kui nad otsustasid Iisraeli pihta tulistada, kuid kahjuks meie jaoks võitsid nad selle üsna ausalt. Trump ütles Iisraelile, et nad taanduksid ja Iraanile, et nad naaseksid läbirääkimiste laua taha. Jah, Iisrael tõepoolest alustas vasturünnakud, mis tabas evakueeritud peakorterit Tahijas ja teisi Iraani kõrvalrajatisi. Piisavalt, et öelda, et olime vastanud ning Iraan teatas, et peatab sõjalised operatsioonid. Aga kahju oli juba tehtud. Iraan on loonud uue normaalsuse ja Trump on näidanud oma meeleheidet, vähemalt nende arvates. Ja loomulikult nõustus Iraan taganema ainult tingimusel, et see hõlmaks ka Liibanoni rinde, hoiatades, et kõik edasised Iisraeli rünnakud Lõuna-Liibanonis kutsuvad esile tugevama vastuse. Just selle seose, mida ta on viimased kuud püüdnud läbirääkimiste raamistikku suruda. Ühe nädalavahetusega põimis Iraan Hezbollah kaitserelvarahu de facto tingimuseks ja kehtestas, et ta võib vastata otse sellele, keda Iisrael ründab. Ja tagas, et kui kokkuleppe lõpuks sõlmitakse, on Hezbollah ellujäämine osa kõigest, mis sünnib. Kindlustatud tegude, mitte ainult läbirääkimiste kaudu. See on nende jaoks tohutu strateegiline võit. Ja kõige selle strateegia keskmes taandub see millelegi palju lihtsamale.
Iraan tahab Iisraeli alandada, tõestada maailmale, et nad on võitmas ja panna Netanyahu olukorda, kus ta kaotab igal juhul. See viibki meid selleni, mis Netanyahuga juhtus. Nagu me selles saates sageli oleme selgitanud, toimub poliitikas alati rohkem kui üks asi korraga. Uudised jätavad mulje, et kõik on lihtne ja selge, aga tegelikult pole see kunagi nii. Poliitik Netanyahu tasemel žongleerib alati vähemalt kahe asjaga korraga. Tema isiklik poliitiline ellujäämine ning rahvusvahelised suhted, mis võimaldavad riigil ellu jääda. Netanyahu poliitiline ellujäämine on alati põhinenud ühel väitel. Tema on mees, kes hoiab Iisraeli turvalisena. Siin on üks huvitav fakt. Iisraeli valija on sügavalt lõhestunud. Umbes pool riigist usub, et tema on suurim oht, millega riik silmitsi seisab. Samal ajal usub teine pool, et ainult tema on võimeline seda tööd tegema. Ja nende valijate jaoks, kes teda toetavad, on oluline näha, et ta seab alati Iisraeli esikohale. Ta ei allu välisele survele. Partnerlus Ameerikaga on tõeline, kuid tema on see, kes tagab, et see ei tule kunagi Iisraeli arvelt. Donald Trump on tõepoolest üks populaarsemaid välismaiseid poliitikuid Iisraeli ajaloos ning Benjamin Netanyahu sõprus temaga on midagi, millest tema valijaskond on tõeliselt lohutust leidnud. Jagatud saavutused, tugeva liitlase tunne, sellega kaasneb turvatunne. Kuid sellel kiindumusel on piir. Armastus Trumpi vastu ei ületa armastust Iisraeli vastu. Aasta jooksul on Iisraeli valijad mõistnud, et Trump hoolimata kogu oma tööst ja siirast toetusest seab loomulikult Ameerika esikohale. Ja see tuleb mõnikord Iisraeli arvelt. Nad ootavad Netanyahult, et ta oleks mees, kes kaitseb Iisraeli selle eest, et ta oleks Trumpi partner, aga mitte alluv. See vahe on tema valijate jaoks ülioluline. Nii et kui Trump talle helistab ja sisuliselt ütleb, et ta taanduks, on Iraan pannud Netanyahu lõksu, kus pole lihtsat väljapääsu. Tõenäoliselt kätte maksta Iraanile ja riskida suhte lõhkumisega Trumpiga just siis, kui lepet parasjagu läbi räägitakse. Tagasi hoida ja näida juhina, kes alistus Ameerika survele, samal ajal kui Iraani raketid langesid Iisraeli põhjaossa. Mõlemal juhul teenib see tegelikult Iraani huve. Ja Netanyahu, kes läheb Trumpiga tülli, destabiliseerib liidu. Liidu, mis on hoidnud Iraani üsna tugevas haardes. Ja teiselt poolt kaotab Netanyahu, kes talub rünnaku ära ilma sisulise vastuseta, omaenda valijate usalduse, mis võib tähendada, et ta ei võida järgmistel valimistel. See on muidugi midagi, mida Iisraeli vaenlased tahavad. Lõpuks ei läinud Netanyahu avalikult Washingtoniga tülli ning Iisraeli vastus peegeldas kõiki neid piiranguid. Ja Iisrael vastas rünnakutele, kuid see oli nii minimaalne kui võimalik, jättes siiski mulje, et nad ei pääsenud karistuseta. Iisraeli kaitseväe staabi ülem ütles avalikult, et sõjavägi oli valmis ründama kohe, kui poliitiline juhtkond annab rohelise tule. See oli tema viis selgelt näidata, et piirang tuli valitsuse tasandilt, mitte sõjalistest võimetest. Mark Levin kirjutas säutsu, mis mul kuidagi peast ei lähe ja mis sisuliselt ütles, et kui Iisraeli ja Ameerika vahel poleks liitu, oleks Iraan juba hävitatud. Sest kui see oleks Iisraeli otsustada, reageeriks Iisrael nii nagu vaja. Kuid paraku vajab Iisrael praegu USA liitlassuhet ja Iisraeli rahvast ei peta keegi. Nad näevad, mis juhtus ja nad ei ole sellega rahul, eriti kuna nad mõistavad, et kui Iraan pääses seekord karistuseta, siis juhuslikud Iraani rünnakud on nüüd uus normaalsus. Kui nad pääsevad sellest karistuseta, ja nad pääsesidki, siis teevad nad seda uuesti, sest see on nende käitumismuster. See ongi see, mida nad teevad. Nad survestavad ja survestavad ning pääsevad karistuseta, sest nad mõistavad, et teine pool peab end tagasi hoidma. Muidugi, see ongi poliitika sügavam tragöödia. Kui poliitik teeb otsuseid selle põhjal, mida tema koalitsioon tahab, mitte selle põhjal, mida olukord tegelikult nõuab. Ja antud juhul, mida USA tahab, võrreldes sellega, mida Iisrael vajab. See on hind, mis ei kajastu üheski relvarahulepingus, kuid Iisrael maksab selle iga kord. Ja just sellepärast tunnevad iisraellased praegu Trumpi suhtes veidi pettumust. Nüüd tahab Trump kokkulepet. Täpsemalt, kokkulepet, mis lõpetab Iraani tuumaohu, stabiliseerib Lähis-Ida ja oleks tema teise ametiaja märkimisväärseim välispoliitiline saavutus, suurem kui ükski varasem president on suutnud saavutada. Ta on öelnud, et läbirääkimised on väga-väga lähedal, kuid me oleme seda varemgi kuulnud. Kogu tema hoiak selles piirkonnas on olnud suunatud nende kõneluste elus hoidmisele. Ja kui ta lõpetab oma presidendi aja, ei kavatse ta minna ajalukku kui president, kellel ei õnnestunud Iraani kokkulepet saavutada. Aga tema soovib ainult seda, et Iraanil ei oleks tuumavõimekust. See on selgelt välja öeldud. J.D. Vance ütles seda ja see ei ole sama, mida Iisrael tahab. Sest tema jaoks on see, et Iraan, Islamivabariik jääb alles ja jääb selliseks tüütuks ohuks. Täiesti vastuvõetav, seni kuni see ongi vaid tüütus, mitte tõsine oht. Iisrael tahab, et Islamivabariik kaoks ja need kaks asja ei ole praegu üldse omavahel kooskõlas. Aga lisaks sellele tahab ta seda kokkulepet liiga palju ja Iraan tunneb selle ära.
See soov on toonud kaasa 2 kuud seda, mida võib õiglaselt kirjeldada kui Ameerika nõrkuse näitamist. Vaadatakse Iraani provokatsioonide ajal Pärsia lahes kõrvale, tehakse järeleandmisi, et hoida Teherani lahkumast, survestatakse Iisraeli taluma rünnakuid, millele ta muidu otsustavalt vastaks. Donald Trumpi kasuks tuleb öelda, et on kehtestatud halvavad finantssanktsioonid. Võib-olla teeme sellest järgmine nädal eraldi saate ning on olemas ka tõeline pühendumus teha sellest kokkuleppest tugev. Aga Iraan ei jälgi seda. Iraani jaoks on oluline see, et vaid mõni tund pärast seda, kui nad lasid 11 ballistilist raketti Ameerika liitlase pihta, läks Donald Trump uudistesse ja ütles, te lõpetasite oma raketid, pidades silmas Iraani. Sellest piisab. Tulge tagasi läbirääkimiste laua taha ja tehke kokkulepe. Ta lisas, et loodab, et Iisrael ei hakka kätte maksma, sest kui Bibi reageerib, siis see jätkub nagu viimased 47 aastat või viimased 3000 aastat. Teheran kuulis iga sõna sellest. Natuke alandav Netanyahu suhtes, kui minult küsida. Siin on tõde Trumpi seisukoha kohta. Ta ei soovi praegu sõjalist eskalatsiooni, sest ta jälgib, mida Ameerika avalikkus tahab ja nemad ei taha maksta rohkem kütuse eest Lähis-Ida sõja tõttu ning nad ei ole ka eriti Iisraeli poolt. Trump teab seda ja see muudab ta praegu sõjaliste eskalatsioonide suhtes ükskõikseks. Iraan loeb seda välja ja kasutab seda enda kasuks. Struktuurne probleem on järgmine. Usutav jõuähvardus on see, mis muudab kokkuleppe väärtuslikuks. Ja iga kord, kui Trump annab märku, et ta ohjab Iisraeli ja talub Iraani eskalatsiooni, et kaitsta läbirääkimisi, väheneb tema usaldusväärsus, tema mõjuvõim kahaneb ja kokkulepe, mille ta lõpuks saab, peegeldab tegelikku mõjuvõimu, mis tal on. Kui Trump juunis kokkuleppe eelnõule muudatusi nõudis, vastas Iraan oma nõudmiste suurendamisega. Trump ütles sel nädalal ka, et Netanyahul ei jää muud üle, kui aktsepteerida kõike, mille USA Iraaniga saavutab, lisades, mina teen otsused. Ja see tunnistus, et Washington ja Jeruusalemm ei ole ühel meelel, on teave, mida Iraan kasutab enda huvides. Muidugi, kuigi Trumpil ja Netanyahul on sõprus, on see, et Trump teeb selgeks, et tema juhib mängu täiesti Trumpi kasuks. Ameerika rahva seas, kes on väitnud, et Netanyahu kontrollib Trumpi, tähendab see, et Trump kasutab oma meediateateid vaid enda huvides. See ei oleks üllatus. Teate, on võimalik, et see, mida me näeme, on etendus, kus Trump ja Netanyahu mängivad koordineeritud pikka mängu, kus nähtav hõõrumine on mõeldud selleks, et uinutada Islamivabariiki vale turvatunde sisse, enne kui midagi otsustavat ja plahvatuslikku juhtub. See ei ole sõnamäng. On teateid, et Iraanis on tudengite ülestõusud taas algamas, mida tasub hoolikalt jälgida, sest Islamivabariigi sisemine kukutamine on olnud midagi, mille nimel Iisrael on algusest peale pingutanud. Aga kui see ei ole etendus, kui see on lihtsalt nii, nagu paistab, siis võime olla andnud Iraanile kingituse, mida tal polnud vaja saada. On täiesti võimalik, et Ameerika ja Iisrael ei ole ühel meelel selles, millised peaksid olema pikaajalised eesmärgid suhetes Islamivabariigiga. Me oleme pidevalt alahinnanud Islamivabariiki, sest nad on geniaalsed strateegid. Nad on kannatlikud läbirääkijad ning neil on annet leida oma vastaste nõrgad kohad ja neid ikka ja jälle survestada. Mis on nii frustreeriv, on see, et see on meile juba täiesti ilmselgeks tehtud, kuid ometi seavad nad lõksu üles ja vaatavad, kuidas teine pool sinna otse sisse astub. Kõik 3 mängijat mängivad praegu omaenda malemängu samal laual ja iga ühe käigu puhul peab vähemalt üks teistest selle eest hinda maksma. Aga siit tahame teile midagi kaasa anda, sest pilt ei ole nii tume, kui see praegu võib tunduda. Iraan tegi tõesti sel nädalavahetusel geniaalse käigu. Ja siiski, samal päeval, kui need 11 raketti lasti, liikus Ben Gurioni lennujaamast läbi 50 000 inimest. Kõik raketid peeti kinni, iga viimane kui üks. Ohvreid ega vigastatuid polnud. Elu Iisraelis ei peatunud, riik ei võpatanudki seekord. Ja see on oluline, sest see ütleb sulle midagi, mida Islamivabariik ei taha tunnistada. Et hoolimata kogu nende strateegilisest nutikusest, kõigist seatud lõksudest ja püüdlustest norme kehtestada, tulistavad nad riigi pihta, mis on 75 aastat õppinud taluma talumatut ja edasi liikuma. Ja Iisraelis on moraal kõrge. Islamivabariik ei võida seda sõda. Nüüd peaksime jälgima, kas osapooled teevad siit edasi õigeid otsuseid. Ja kõige olulisem neist on see. Igasugune kokkulepe, mis ametlikult seob Iraani Hezbollahga ja kinnistab Iraani rolli Liibanonis kui legitiimset tavajat, ei nõrgenda Iraani haaret selles riigis. See sisuliselt legaliseerib nende tugipunkti Liibanonis, mis on katastroof Iisraelile, katastroof Ameerikale ja mis veelgi olulisem, tegelikult katastroof Liibanoni rahvale endale, kes, üllatus, ei ole huvitatud sellest, et nende riiki juhiks terroristlik organisatsioon. See muudab midagi, mis pidi alati olema eitatav tõeliselt püsivaks. See annab terrorismile legitiimsuse. See oleks tõsine viga.
ja inimesed, kes seda läbi räägivad, peavad mõistma, millele nad alla kirjutavad. See ei ole lihtsalt väike klausel lepingus. See on märkimisväärne kaotus nii läänemaailmale kui ka Lähis-Idale. Midagi suuremat on tulemas. Olgu selleks siis Iraani sisemised tudengite ülestõusud, mis leiavad oma hetke, või rahalised sanktsioonid, mis lõpuks jõuavad murdepunktini, või mõni sõjaline samm, mida meist keegi ei suuda täielikult ette näha. Praegune olukord on ebastabiilne viisil, mida ei lahendata lihtsalt niisama. Islamivabariik on geniaalne ja halastamatu ning täielikult pühendunud maailmavaatele, kus pole kohta ei Iisraelil, läänel ega ausalt öeldes ka Iraani rahval endal. See kombinatsioon, geniaalsus ja hävitamisele pühendumine, ongi täpselt see, mis teeb nad tõeliselt ohtlikuks ja miks on nii oluline, et nendega läbirääkimisi pidavad inimesed lõpetaksid nende alahindamise. Nagu ma olen öelnud, me ei tea veel kogu lugu, kuid me jälgime olukorda ja püüame üheskoos sellest aru saada. Ja mis puudutab seda, mida Iisrael peaks nüüd tegema, et takistada Iraanil Iisraeli juhuslikult ründamast, sellest on saanud uus normaalsus, siis vastus on ausalt öeldes lihtsam, kui see kõlab. Kasutage Iraani strateegiat ja pöörake see nende enda vastu. Vaadake, mida Iraan püüab meeleheitlikult säilitada. Hezbollah. See on nende kõige väärtuslikum vara. See on see, mille kaitsmiseks tulistati ballistilisi rakette. See on see, mida nad ei saa endale lubada kaotada. Sellepärast ongi kogu nende läbirääkimiste strateegia sellele üles ehitatud. Nii et pange Hezbollah selle eest maksma. Iraanile vastulöögi andmiseks ei ole vaja tingimata rünnata Iraani ennast, vaid lööge neid seal, kus see neile kõige rohkem korda läheb. Lööge neid sinna, kus see neid tõeliselt haavab ja nad saavad väga teistsuguse õppetunni kui see, mille nad said sel nädalavahetusel. Ütle neile, et kui nad on valmis kõigega riskima, et Hezbollahi säilitada, siis kui nad jälle midagi korraldavad, hävitatakse just see, mis neile kõige rohkem korda läheb. Iisrael ründab Hezbollahi veelgi suurema intensiivsusega kui seni. Siin näeme 3 erinevat osapoolt, kellel kõigil on sellest erinev kasu ja nad kõik mängivad koos. Ja päeva lõpuks on nende riikide inimesed need, kes tegelikult kaotavad nende otsuste tõttu, mis tehakse. Nagu alati, lõpetame selle osa palvega, et meie juhid teeksid õigeid ja tarku otsuseid, mis ei teeniks ainult nende enda poliitilisi huve, vaid tõesti parandaksid olukorda Lähis-Idas. Ja loodetavasti liigume maailma poole, kus terroristlikud režiimid ei valitse ning kus rahu või rahule lähedal olemine on päriselt võimalik. Mina olen Ira Kay ja kohtume järgmisel korral.